Alustame Anija valla kultuurikeskuse kodulootunniga. Me oleme täna Kehra muuseumis. Minu nimi on Anne Oruas ja oma vestluskaaslaseks olen ma kutsunud Jüri Lilsoo. Tere, Jüri! Tere, Anne! Meie tänase jutu teema tuleneb 17. veebruari sõnumitoojas ilmunud uudisest, et Kehra vana katlamaja asemele tuleb turuplats, mis tähendab ju siis seda, et katlamaja lammutatakse. Meil mõlemil sinuga on selle majaga oma mälestused, minul varasest lapsepõlvest, sinul hilisemast ajast. See katlamaja valmis millal? No, see oli Kehra mõisa hobuse tall, maakivi ehitus ja kindlasti ta üle-eelmisel sajandil kuskil ehitati. No see on hobuse tall, aga katlamaja sai valmis? Katlamaja käivitasime 1994. aasta jaanuari kuskil 27. Ja minul on ka selle hoonega oma isiklikud mälestused. Seal hobuse tallis oli paarikümne hobuse ringis ja tallimees suhtus meisse muidugi hästi. Lõpuks olime me ju sovhoosi direktori lapsed ja meid võeti nii, üsna rahulikult. Ma kujutan ette küll, et me võisime olla väga tüütud ja ega me ei olnud siis ainult hobuse tallis. Me käisime ka sepikojas ja lehmalaudas ja me võisime olla seal jalus ja tüütud, aga ega keegi meile pahasti ei öelnud selle pärast ja seal me siis mängisime. Hobused olid meile tuttavad nii nime kui nägupidi. Selle hobuse talli kõrval mõisa härrastemaja ehk haigla poole külge oli ehitatud veel üks niisugune puust varjualune, kus siis hoiti vankreid ja tööriistu ja need kaks olid omavahel ühendatud heinakuuriga. Seal vahel ja moodustus siis niisugune U-kujuline hoone. Selle ees sissekäigu pool oli värav, mis pandi ööseks lukku, et keegi sinna kolama ei pääseks. Tallimees hoolitses selle eest, et värav oleks öösel alati lukus ja hommikul tegi ta siis selle lahti ja töölised tulid, võtsid hobused ja rakendasid neid ja viisid nad siis oma tööülesandeid täitma. Ja seal hobusetalli vahetus läheduses seisab tänase päevani veel sepikoda. Sepikojas töötas sepp, kes hobuseid rautas. Eks tal oli muidki asju teha, aga hobuse rautamine oli üks kõige nähtavamaid asju. Seal hobusetalli ette oli tehtud üks selline kaadervärk, mis koosnes 4 postist ja 2 rihmast. Need olid jämedad postid, mis olid taotud maa sisse otsapidi ja nende vahele jäi umbes niisugune ala, selline ristkülikukujuline ala, kuhu hobune sisse mahtus. Ja need otsmised postid olid omavahel ühendatud rihmadega. Need rihmad olid ühest otsast käisid lahti, teisest otsast olid kinni. Hobune aeti sinna rihmade vahele või sinna postide vahele, tõmmati rihmad tal kõhu alt kinni ja siis oli sepal hea hobust rautada, võttis aga hobuse jala pihku ja lõi raua talle kabja alla, et hobune seisis seal niimoodi paigal. Aga kui parasjagu hobust ei rautatud, siis nende rihmade peal oli väga tore kiikuda. Ja tallimees oli tol ajal, kui mina laps olin, Juhan Aru, õigemini küll Johan Aru, aga kõik kutsusid teda muidugi Aru Juhaniks. Aru Juhan oli sündinud 1898. aastal Põltsamaa Kihelkonnas taluperes ja juba 13-14 aastasena pidi ta hakkama endale ise füüsilise tööga leiba teenima. Ja juba kui ta
täiskasvanud noormees oli, siis ta töötas päris pikalt Sangaste mõisas. Sangaste mõis oli samuti riigimõis nagu Kehraski, aga millegipärast 1928. aastal otsustas riik selle mõisa kunagisele mõisnikule, kuulsale rukkiaretajale Grafbergile tagasi anda. Ja sellest sai uuesti siis niisugune eramõis, mitte enam riigimõis. Ja seal töötasid siis 2 noort meest, Aleksander Pulst ja Juhan Aru, kes hakkasid uue töökoha järele ringi vaatama ja tulid siia Kehrasse, sest Kehra mõis oli jälle äsja riigimõisaks tehtud pärast seda, kui mõisa viimane rüütlisoost omanik Marie von Ulrich oli 1926. aastal surnud ja siis võttis Eesti riik mõisa endale lõpuks. Eesti riiki ei erastatud või ei riigistatud, 1918–19 aastal, nagu üldiselt mõisatega tehti, vaid kuna mõis oli seltsi omanduses, ta oli seltsile üürile antud, see oli mõisnike põllumeeste selts, siis oli ka võimalus, et Preili Marie von Ulrich jäi sinna mõisa elama ja pärast tema surma võttis Eesti riik mõisa ikkagi ära ja asutas Kehrasse riigimõisa. Ja need Aleksander Pulst ja Aru Juhan tulidki siis Kehrasse tööle, Pulstist sai mõisa valitseja, riigimõisa valitseja ja Juhan hakkas tööle tallimehena. Tallimehe töö oli talle ilmselt väga südamelähedane ja ma mäletan, et ta ikka luges meile seal sõnu peale ja näiteks oli seal sissekäigu juures oli suur hobuste joogitünn. Seal tünnis pidi, see oli niisugune tünn, nagu tänapäeval on saunatünnid, aga hobused olid juba aastate jooksul selle serva kõik ära närinud. Aga vesi pidi olema hobuse tünnis, seal joogitünnis väga puhas, nii et Juhan ei lubanud meil sõrme ka sinna sisse panna mitte. Ja Juhan oli üldse niisugune mees, kes siis töötas Kehras edasi, ka kui Kehra riigimõis muudeti sovhoosiks, kui muutus riigikord ja tuli nõukogude aeg, siis Kehra riigimõisast sai Kehra sovhoos, aga nii nagu mõned teisedki endised töötajad jäid oma töökohale, nii jäi ka Juhan tallimeheks edasi ja ta lõpetas oma töö, läks pensioni alles 1958. aastal. Siis ostis ta endale Lehtmetsa külla maja ja seal elas ta oma elupäevade lõpuni kuni 1984. aastal. Ja Juhani mälestused kirjutas tegelikult üles ajaloolane Julius Põldmäe, kes avaldas need siis ka Kehra sovhoosi ajaloos. Kehra sovhoosi ajaloo on 4-köiteline käsikirjas olev teos, mille 4. osa ongi mälestused ja kõige esimesena hakkabki see peale just nimelt Aru Juhani mälestustega. Aga eks selle hobusetalliga läks nagu läks, masinad tulid, tööd ei olnud ju enam hobustele, vaid traktorid ja autod vahetasid hobused välja. On olemas veel selliseid fotosid, kus on näha, et rehepeksumasin töötab põllu peal, aga transpordivahendiks on veel hobune. Ja siis kuskil 1960. aastate keskpaigaks oli aeg ikkagi sealmaal, et hobust lihtsalt ei olnud enam sovhoosis vaja, mitte millekski. Ja eks neid suri ja ju neid viidi ka lihakombinaati, aga tõenäoliselt või minu mälu järgi umbes 65. aastaks oli see hobusetall hobustest tühi. Ja sovhoos kasutas teda edasi panipaigana. Seal kõrval olev puitosa lammutati, heinapuuri polnud ka ju enam vaja. Ja nii see hobusetall siia keset Kehrat seisma jäi. Aga Jüri, räägi nüüd edasi, mis juhtus siis 1993. aastal Kehras. Sina olid siis linnapea.
asi oli selles, et noh, linnapeaks või üldse omavalitsustegelaseks või juhiks juhtusin ma poolnogemata. Ma tulin 85. aastal Kehra tehasest tööle Kehra sovhoosi peaenergeetikuks. Ja see hobusetalli kasutati nagu laohoonena, seal olid sees veel vankrid, igast muud abivahendid, seal ka sorteeriti nagu juurvilja ja muud asja, ühesõnaga ta oli nagu kasutuses. Ja minule allus muidugi kogu energeetikamajandus, elekter, soojus, vesi, kanal ja kõik muu, mis eluks vajalik. Nii et ma seda talli ikkagi kasutasin oma töö tegemiseks. Aga kui tulid kohaliku omavalitsuse valimised detsembris 89, siis pandi mind ka üles kandidaadiks. Ja siis kogemata need volinikud hääletasid, nii et mul tuli see omavalitsuse juhtimine, siis oli ta küll veel täitekomitee, üle võtta ja hakata asjaga tegelema. Kuna ma olen kahekordse tehnilise haridusega inimene, siis see asi mulle iseenesest nagu üldse ei meeldinud, aga nagu rahvas usaldab, siis alt ära hüpata ka nagu ei ole kombeks. Kehra oli monofunktsionaalne asula, ütleme nii. Suurem tööandja oli Kehra tehas, kus oli hingekirjas 1200 töölist. Kehra sovhoos oli ka küllaltki suur asutus, seal oli kuskil 650 töötajat ja tol perioodil, millest me praegu räägime, juhtus selline asi, toimus see nii nimetatud põllumajandusreform, kus hakati seda sovhoosi nimetama siis reformima või lammutama ka teiste sõnadega. Ja tehas töötas küllaltki edukalt, tootis põhiliselt jõupaberit ja paberikotte, kuid 92. aasta enne talve juhtus soda regenereerimisagregaadil, mis on üks põhilüli, kus toodetakse seebikivi vedelas olekus, et tselluloosikeeta katla leke avastati ja sellest tulenevalt tuli tootmine seisma panna. Aga tol ajal põhiline toodang läks idaturule, tähendab see endise Nõukogude Liitu. Näiteks Soligamski soolatehas töötas ainult Kehra kottide baasil ja nii edasi, aga sealt saada toodangu eest tasu tagasi oli väga keeruline. Nad vedasid siia küll tsisternidega bensiini ja igast muud asja, et kuidagi kompenseerida seda puudu jäävat vahendeid. Ja tehas seiskus ja tahtmatult tekkisid võlad ärnijatele ja minu teada oli see Räpina metsamajand, kes esitas hagi tehase vastu, et ta ei ole maksnud metsamaterjali eest ja ta ei saanud maksta, sellepärast põld millestki maksta. Ja algatati siis pankrotimenetlus. Pankrot kuulutati välja 1993. 1. märtsil. Ja siis oli asi selge, et tehas ei lähegi enam käima. Tehase juhtkond oli nii palju arukas, et nad ikkagi hoidsid seda tehast tervikuna. Ei hakatud teda lammutama. Võib-olla mingid seadmeid seal tõesti maha müüdi, aga põhiline ikkagi oodati, et tuleks mingi väljamaa investor, mis käivitaks selle tehase uuesti, sest kujuta ette, 1993. aasta jaanilaupäeval lasti tehasest lahti korraga 500 inimest. Ajakirjandus seda ei maininud, see ei tol keerulisel ajal, see ei ületanud uudiste künnist, aga iga inimese taga on perekond. Tähendab, tehas ja sovhoos lõpetas nagu tegevuse. Et see, nagu ma mainisin, monofunktsionaalne asula, siin iga teine pere vähemalt oligi põhiliselt kitsikuses. Oli vaja edasi elada. Kuna tehas jäi seisma, kogu suurem osa
küttest tuligi tehasest. Elumaju ja kõiki teisi kooli ja muid asutusi tehasest tulev küttetorustik, sealt tuli sooja umbes 4 megavatti ja see kõik kukkus ära. Tuli 92. aasta talv oli juba karm, tuli kuidagimoodi üle elada. Siis see Asula katlamaja, mis jäi tööle, see suutis nii palju sooja anda, et võib-olla ainult sooja vett kraanidest. Lasteaiad olid kinni, no lapsed olid, sest nad olid kodus, vanematel tööd ei olnud, siis olid kõik, pere oligi kõik ilusasti koos. Koolis olid tunnid 30 minutit. Ma ju töötasin koolis sel ajal, ma mäletan. Kindad käes, seljas, jah, vaja oli edasi elada. Ja siis mul õnnestus hankida masuuti läbi maavalitsuse ja mõtlesin, ainuke võimalus on see tehase katlama uuesti käima panna. Et inimesed kuidagigi elamistingimused kohaliku omavalitsuse ülesanne, pead tagama kõik kommunaalteenused. Inimesed kuidagigi üle talve elada. Aga kujuta ette, see suur katlamaja, kus on tööl soojuse pool 23 inimest, nendel on vaja palka maksta, kus GM50 50 megavatine katel töötab soojast, mis tuli tehasest, oli 4 megavatti. Ta töötas mitte alakoormusel, ta lihtsalt kuidagi hingitses. Tähendab, see oli nii kahjulik tootmine või tegevus, et iga jumala päev tõi kuskil 25-30 000 krooni kahjumit. Aga elada oli vaja. Ja siis hakkasime otsima võimalust, et kuidas saada uus katlamaa. Käisime isegi Mart Laari juures ära, et abi saada, raha kuskilt leida, sest tehase käivitamine, kuna oli pankrot juba välja kuulutatud, see nagu langes üldse ära. Ja oligi nii, et tol ajal oli selline ametikoht olemas nagu energeetikaminister, kes oli Arvo Nittenberg, ta oli väliseestlane muide. Ja tema oli arusaaja inimene, tuli ja arutas, et ega me mujalt kuskilt abi ei saanud, me pöördume EBRD panga poole, Londoni osakonda, ma ei tea, kas ta tundis sealt kedagi, ütles panga direktor on nõus, aga nõukogu peab aktsepteerima seda, et sealt saame raha katlama ehitamiseks, muud võimalust ei ole. Ja oligi nii, et lõpuks saime jaatava vastuse ja kuulutati välja konkurss, aga juba panga nõudmisi täites, panga tingimused olid küllaltki ranged. Katlama võimsus ei tohtinud ületada seda tehasest tulevat soojust 4 megavatti. Meil õnnestus kahe katlaga 4,5 saavutada. Muidu ma tahtsin kuskil 6 megavatti, et ka tuleviku perspektiivi arvestades. See selleks. Ja siis oli isegi ära normeeritud, millise tärniga võõraste majades tohivad ehitajad üldse elada. Samas oli ka ära määratud, et konkursil võivad osaleda ainult välisfirmad. Tähendab, Eesti ettevõtjad selles üldse osaleda ei saanud. Ja muidugi arveldati Deutschmarkades, sest Eesti krooni, Londoni pank ei tunnistanud tol ajal. Ja nii oligi, et need välisfirmad, mis välja pakkusid, olid tähtajad väga pikad. Oli 6-kuuline, 8-kuuline. Ainuke oli Taani firma Windrose, mis lubas katlama ehitada 3 kuuga. See oli kõige kallim pakkumine, aga kõige lühema tähtajaga. Muidugi praegu oleks nimetatud seda korruptsiooniks, aga võtsin kõige kallima pakkumise, mis oli nende nõudel 2,2 miljonit Deutschmarka ehk 18,8 miljonit Eesti krooni ja 15. oktoobril, talv on tulekul, kirjutasin alla laenulepingule ja asi läks käima. Taanlased olid kohe kohal, nendel oli Võru mees, oli eestlane Peeter Pirn, oli see nende esindaja siin kohalik, ütles, kohe tuleb leida üks hoone,
kus on juures trassid, tähendab need torustikud, kus on vesi, kus on vajalik elektrivarustus ja kõik muu selline asi. Ja tol ajal siis oli, mul suutsin leida 2 sellist hoonet, üks oli seesama Hobuse tall ja teine oli seal põllu peal olev rehehoone, mis mulle isiklikult, mis vastas nendele tingimustele. Minu mälestuste järgi olid mõlemad maakivist. Ja mulle meeldis see rehe rohkem, sest see oli suurem hakkeladu, sest me läksime kohe üle, et katlama ehitame puiduhakkele. Miks? Gaasitrass oli ehitamata, ehitati aga lõpetamata, gaas oli Kiius. Muidu oleks gaasikatlama oleks kõige mõistlikumalt, kõige odavam tulnud. Vedelkütusel masuut Venemaalt enam ei tulnud, piirid olid kinni, seda ka ei saanud. Nii et ainult hake. Ja oligi siis nii, et 2. novembril olid taanlased kohal. Ehitamine ja projekteerimine käis üheaegselt. Tähendab, telefonid, faksid, sealt tulid joonised ja kujut ette praegu, et ehitatakse Katlamaa üles. Mul oli isegi vaikselt oma soov, südame soov, et saame selle Katlamaa ehk jõuluks käima. Tähendab 2 kuuga. Ja ükskord ma vaatan hommikul enam taanlasi ei ole, ma küsin, mille see asi on, miks ehitus seisab. Aga neil on jõulupühad. Jõulupühad olid muidugi nendele nii tähtis, et nad sõitsid kõik minema. Ja koos selle sõiduga ja pühadega 2 nädalat olid taanlased ära. Siis tulid taanlased tagasi. Aga siis kuulutati välja Helsingi sadamatööliste streik. Taanlased siin, aga seadmeid ei ole. Seadmed istuvad Helsingi seal mereterminalis, rekkad seisavad seadmetega, aga sadam ei tööta. Ma ütlesin, toome nad üle Viiburi maad mööda siia. Ei saa kätte terminalis, terminal ei tööta. Ja kujuta, veel 2 nädalat kestis see streik. See on ligemale 6 aega, kõik see seisis. Ja see viiski selleni, et see Katlamaa käivitamine venis ja venis ja venis, aga lõpuks saime ta käima ja ikka töö oli nii kvaliteetne, läks käima ja ma ütlesin, paneme nüüd kohe tehase Katlamaa seisma, et me ei jõua lihtsalt neid kulusid kinni maksta. Ja nii oligi selle Hobuse talliga. Nii et Hobuse tall, nagu öeldakse, haaned päästsid Rooma, Hobuse tall päästis Kehra elukeskkonna. Ja mis ma tahan veel öelda, Anna andeks, sa tahtsid midagi öelda, et minu arvates, ta on mulle nagu südamelähedaks ka saanud, et mina teda ei lammutaks. Ma vaikselt pakkusin isegi välja, kui tahate sinna turgu teha, jätame ta turuhooneks. Jätame turuhooneks, võtame need metall ümbert ära, tuleb see kivi sealt välja, teeme ta madalamaks tagasi ja saab ka talvel turgu teha väga edukalt, sest vesi, kanal, kõik on olemas. Need trassid või torustikud ja milleks seda maha lammutada. Aga meil on ju demokraatia. Kui suurem enamik ütleb, et lähme paremale, siis peavad kõik paremale minema. Ja nii ongi. Jah, ega minule ka see mõte nii väga ei meeldi, et ta maha lammutatakse. Sest nagu ma enne rääkisin, mul on oma lapsepõlve mälestused sellega seotud. Aga muidugi ma ei ole päris seda meelt, et maamuna peaks igavesti kandma kõiki tööstushooneid, mis on oma aja ära elanud, aga võib-olla see üks mõisaelu mälestus võiks meil siin ka alles jääda, kuigi meil seisab siin praegu keset Kehrat ju tühjalt veel 2 mõisahoonet. Need mõisa kõrvalhoonet, just nimelt mõisa peahoone on ikkagi vähemasti 1 mehe elumajana kasutusel, aga ka ait seisab ikkagi praktiliselt kasutamata, samamoodi sepikoda seal kõrval, et need on ju ka ikkagi rohkem kui 100 aastat vanad hooned. Õnneks on kasutuses praegu küll vana lehmalaut, kus asub meil sees õmblusvabrik ja rahvamaja on küll endine mõisakuivati
tundmatuseni ümber ehitatud, aga ta vähemasti on alles ja olemas. Aga jah, see hobusetall seisab meil praegu ilmselt veel viimaseid päevi. Siit ajalehe artiklist oli lugeda, et lammutada tuleb juba märtsi lõpuks, aga täna hommikul, kui ma tulin siia muuseumi, siis oli ta igatahes veel püsti. Kas see on nüüd koroona põhjus või milles asi, et teda ei ole lammutama hakatud, aga täna on ta veel olemas. Ma tahaks siia lõppu veel lisada see, et muidugi, et meil siin seisavad kasutamata need mõisaaegsed hooned, see on kurb, aga see näitab meie saamatust. On vaja välja pakkuda aktiivsemalt kas või nullrendiga inimestele neid hooneid kasutada. Ja nad ilmestavad seda elukeskkonda. Igal pool püütakse säilitada vanu hooneid ja praegu ju ehitatakse uusi, mis on ainult kas klaas või plekk või selliste odavat variandiga. Võta meie spordihoone või siin seesama Krossi kauplus või on küll sinna mingi liistud peale löödud, aga ta on ikka üks plekkkuur, nagu olid vanast sovhoosis olid need heinahoidlad või niimoodi. Et kahju. Sellega me tänaseks oma jutu lõpetame. Ja kui jätkub meil publikut ja asja vastu huvi on, siis mõne aja pärast kohtume uuesti. Nägemist!